Nagu lubasin eelmises videos, et räägin sulle, kuidas immuunglobuliin A-d oma kehas ise aktiivselt tööle panna. Ja õpetagi kehale üks selline hea uus oskus. Kui sa 15 minutit päevas tegeled tänulikkuse tunnetamisega, siis 4 päeva jooksul tõuseb sinu immuunglobuliin A tase juba kuskil 50%. See on sel juhul, kui sa 4 korda päevas kutsud esile tänulikkuse tunde. Ja nagu ma olen rääkinud juba, immuunglobuliin A on kõige tugevam immuunvalk, mida meie keha ise toodab. Kuidas see tekib? Selleks ei ole vaja võtta mingeid ravimeid, vitamiine või siis tablette, vaid meie keha on võimeline seda ise tootma ilma igasuguste väliste vahenditeta. Sa võid oma närvisüsteemi programmeerida väga erinevate tervislike selliste, ütleme siis kasulike asjade tarvis. Ja siinkohal näiteks ongi tänulikkuse tunne see, millega immuunglobuliin A tase sinu organismis tõusma hakkab. Ja kui iga päev hommikul juba alustad tänulikkuse tunnetusega, et nii kui ärkad, nii tunnetad tänulikkust ükskõik siis mille suhtes, siis sinu keha juba valmistab ennast ette erilisteks kogemusteks ja siinkohal ka siis ainevahetuse aktiivseks käitamiseks. Hakkad märkama huvitavaid kokkusattumusi, mis nagu võluväel sinu võimalusi avardavad. Ehk see tähendab seda, et nii mentaalne kui füüsiline seisund paranevad märgatavalt. Ja see tähendab sisuliselt seda, et sul on energiat rohkem, sinu keha toimib natuke teistmoodi. Sinu füüsiline jõud kasvab, ehk siis sinu füüsiline sooritusvõime paraneb. Ja teistpidi siis ka mentaalsed võimed tõusevad ja ka võiks öelda, et tuju paraneb selle tõttu oluliselt nagu paremini või kiiremini. Ja sinust saab oma elu aktiivne looja ja võimekus erinevates eluvaldkondades kasvab nii mentaalselt kui füüsiliselt, mis ongi siis nagu ilmne viide sellele, et kui me oleme aktiivsed ja teeme nii-öelda sellist tänulikkuse seisundit endale kas või nagu 3 korda päevas, seda võib ka rohkem teha, siis meie organism toimib oluliselt paremini. Selleks on siis vaja lihtsalt võtta endale aeg, tunnetada, kuidas sinu sisemine nii-öelda vaikus tuleb esile ja seal sa kutsud esile siis tänulikkuse tunde. Ja kui sa oled selles tundes mõned minutid, siis tegelikult sa võid tajuda, kuidas füüsilises kehas juba hakkab tööle selline heaoluprotsess. Nii et ole tänulik ja naudi seda ja tunneta, kuidas sinu keha sellele reageerib.